Selle suve kõige tundeküllasem armastussari Hingesugulased. Kuidas isa seemnerakk ema munaraku juurde saab? No tegelikult... Alice'is meeldib Kurat ikka mitte sittagi tule telekast, ja no ju siis peab ikka oma meelelahutuse leidma. Nimelt, joo rahvas siin te Tomsikene. Ma hiljuti küsisin teilt, et mis laadi videoid te näha tahaksite. Ja uskumatult paljud teist vastasid, et storytime videoid. Mis on nagu päris hea üllatus, sest ma arvasin, et teile ei meeldi need videod. Kuigi nagu mul vägagi meeldib neid teha. I guess storytime it is. Ja ma täna ei räägi niisama lugu, vaid ma räägin kummituslugu. Mulle väga meeldib kuulata inimeste paranormaalseid kogemusi, sest kummitused on nagu, see on selline teema, mis nagu enamus inimesed ütlevad, et nad ei usu neisse, kuni nad neid oma silmaga näevad. Ja siis nad näevad neid ja on nagu, go shit. Here we go again. Ma nagu kõige pikemat aega ajales, ma tahtsin ka, et mul selline lugu oleks. Selline lugu, mida ma saaksin teistele lõkke ääres rääkida sellest korrast, kui mina mingi vaimudega kohtasin. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu, okei, nagu mul tehniliselt on selline. Nagu teistelt inimestelt sa tavaliselt kuuled sellist nagu mingi, ma ei tea, surnud sugulastega mingi kuu valguses kohtumist või mingi mahajäetud koolimajas klaverimängu kuulmist. Aga minu lugu on mu paranormaalsest telekast. See on see sama telekas, mis mul iga video taustal on. Look at this dude! Oli aasta 2015. Oli vägagi rahulik öö ja mul oli väga sügav uni. Nagu mul tavaliselt ikka on. Ja nagu mul nagu reaalselt peab õues peab mingi sõda toimuma selleks, et ma keset ööd üles ärkaksin. Aga sel ööl midagi äratas mind öösel üles. Ja teate seda tunnet, kui sa nagu vaikselt ärkad ja sa nagu oled veel pooleldi unes, pooleldi vaikselt ärkad ja sa nagu midagi tõmbab sind sealt unest välja. Ma tunnen, kuidas mul vaikselt mingi meeled ärkavad ja mul nagu siis teen silmad lahti ja ma näen, et nagu türa, miks mu tuba täiesti valge on. Nagu mitte täiesti valge, aga nagu ka mitte pime. Nagu see peaks olema keset ööd pime, aga see ei olnud. Ma tõusen istukile ja ma näen, kuidas mu telekal on mingi fucking sheesh. No, te teate seda mingi staatilist efekti vanadel telekatel. Ja nagu seda asja kell 3 öösel näha, see ei ole tore. Aga tol hetkel ma olin nii häiritud sellest ja ma olin nii väsinud, et mind üldse väga kotiks. Nii et selle asemel, et olla mingi hirmunud selle üle, ma lihtsalt tõusin püsti, ma panin teleka kinni ja läksin tagasi magama ja lihtsalt automaatselt vajusin unne. Ja alles siis nagu hommikul ma mõtlesin, et kas ma nägin vaimu eile või? Ja nagu selleks ajaks mul polnud nagu aimugi, kas see actually juhtus või nagu mine sa tea, äkki ma nägin unes seda hoopis. Nii et ma lihtsalt nagu, ma ei tea, ma lasin seal olla ja nagu lihtsalt vahet pole. Kuni siis läks mingi mõni nädal mööda. Ja arvake ära, mis minuga jälle öösel juhtus. What the fuck, mis toimub? Taaskord oli mu telekas otsustanud iseenesest käima minna, et mind siis, ma ei tea, hirmutada? I don't know. Aga jällegi, ma ei tea, ma olin vist nagu jälle nii väsinud, et mind nagu väga üldse kotiks, nii et ma jälle tõusin püsti, panin kinni, läksin magama ja alles hommikul mõtlesin, et mida kõik, mis mul toimub siin majas? Ei no vaadates sellest kogemusest, siis nagu ma arvan, et mul võiks mingi keset ööd, mingi puht füüsiline vaim vastu astuda. Aga kuna ma oleks piisavalt väsinud, siis ma oleks ikka nagu ja see telekatrall kordus vähemalt mingi 4 korda vist. Ma pakun selle vist peale mingi 4. korda, kui ma juba mõtlesin, ma nii done juba sellega, et ma võiks talle mingi kirjakese jätta. Nagu midagi, mis nagu mingi lugupeetud vaim / poltergeist / deemon / saatan isiklikult. Olen väga meelitatud, et olete valinud just minu teleka enda paranormaalseks pelgupaigaks. Aga ma pean teile kurbusega teatama, et mul on homme kool ja kuna ma ei taha oma keemiakontrolli tööd läbi kukkuda, siis palun tõmba nahhui! Parimate soovidega, Tomsikene. PS, palun ära tapa mind ja mulle tundub, et see töötas. Mitte, et ma seda teinud oleks, aga ma sain tast rahu järgmised mingi 2 kuni ma siis üks õhtu, ma jäin ööseks sõbra juurde ja hommikul tagasi koju tulles ma siis söögilauas sõin oma kurdi hommiku elbe ja mu ema tuleb mu juurde pool elurõõmsa, pool täis sittud näoga. Tead, Jarar, ma ärkasin eile öösel üles millegi peale, nimelt ma kuulsin, et sinu toast tuleb mingit lärmi ja ma läksin vaatama ja su tuba oli valge, sest su telekas oli käima läinud ja see sarises väga hirmsalt ja see pani mind mõtlema, et äkki me ei olegi siin maailmas üksinda. Yes! Ma ei olegi hull! Fuck yeah! No, see ei ole hea, et meil kummitab, aga no vähemalt ma ei ole oma aru kaotamas. Ühelt poolt oligi mu ema juttu räme tore kuulda, sest nagu ma selle hetkeni, ma ei teadnudki, et mine sa tea, äkki ma olingi ette kujutanud seda. Mul ei olnud mingit tõestust ju. Aga teiselt poolt nagu
kas meil nagu kummitabki siis või? Sest tänase päevani mul ei ole mingit seletust sellele, mis siin toimus. Ma saan aru, et tehnoloogia vahest lihtsalt teeb mingi viperusi ja ei käitu niimoodi, nagu see peaks vahest, aga isegi siis seal on tavaliselt mingi nagu loogika taga. Aga see telekas siin nagu mingi 5 aastat käitus jumala normaalselt, siis mingi poole aasta jooksul üritas mu elu teha horror-filmiks ja nüüd ülejäänud 5 aastat on jälle jumala normaalselt käitunud. Nii et see on minu kogemus seletamatute paranormaalsete värkidega. Ma tahaks ka teada, mis iganes kogemusi teil võib selliste asjadega olla, sest ma pakun igal inimesel on nagu midagi, mis nagu seostub fuck.